Vilem Künnapuu. Õnneks keegi ei tule selle peale, et arhitektkunstnik on. Talt oodatakse ikka mingisugust umbes nii, et mingisugust kuivkäimlaga lõiget või ma ei tea, mingit küsitakse, see WC uks avaneb sissepoole või väljapoole. Ja siis ma tähtsa näoga ütlen, väljapoole avaneb. Aha, selge, väga hea, väga hea. Pigem ma pean ennast kunstnikuks. Kui on asi kunst, siis ta pakub mulle huvi. Kas ma maalin või kas ma teen mingit kolaaže või mingid skulptuure, installatsioone või maju. Ma olen nagu laps, eks ole, mul peab põnev olema. Ta on enda kohta öelnud väike prillidega mees. Võib-olla ongi asi prillides, mis paneb teda looma maju ja maale sellisena, nagu meid polekski paradiisist välja aetud. Tema majade ja maalide värvid on silmapaistvad, nagu oleks Künnapuu pärit mitte kargest Eestist, vaid kusagilt Palmisaarelt. Peab ennast kehtestama ka. Mitte niimoodi nagu lammas, et ainult mäegima, et mida lubatakse. Midagi ei lubata. Aga ma tahan teha ja kõik. Nagu väike laps hakkab trampima jalgu, kui lasta teha. Meie ees on siis sanatoorium Värska makett. Üle 20 aasta töötas Künnapuu EKE-projektis, mis peale külakeskustesse hakkasid ilmuma majad, nagu oleks sinna maandunud ufod. Maainimestel peab kah midagi suurt ja ilusat olema. Ja Künnapuu saabub ka linnadesse, tõuseb uutesse kõrgustesse. Ta otsib seaduspära ja poeesiat ning tema hooned tahavad justkui kosmosega ühenduses olla. Ja seepärast on väga loomulik, et Künnapuu on loonud kirikuid ja templeid ja loomulikult Viru keskuse, kust jumalat ja vaimsust on ehk keerulisem leida. See-eest sooja külma ilmaga on seal küllaga. Kui Künnapuu maalib, siis enamasti maalib ta maju. Ehk ongi tal vaja maju selleks projekteerida, et neid hiljem modellidena kasutada. Ainult tipp, eks ole. Mind see jõud huvitabki. Ma olen nagu jahimees. Ma vaatan, kus on mingisugused motiivid, värgid, näed seal. Siis ma tulen ateljeesse, teen maali sellest ja see jõud jääbki sinna maali. Ja ma annan selle edasi juba inimestele, eks ole. Ja see jõud ongi see, mis annab sellele pildile väärtuse. Kui ma õhtuks hakkan koju minema, ma olen selle energia sees. Ma olen võitmatu, mul on nii hea olla. Aga meie eestlased oleme selline loodusrahvas, et me tegelikult olemegi niisugused energia liigutajad.